on siis topelt N. Ja me oleme selle topelt N-i teiega kaudselt lahendanud siis, kui me selgitasime teiega seda ülesandes KK tekkivat anomaaliat. Eks ole, nüüd on siis olukord, kus meil on vaatleja 100 meetri sügavusel vee all. Ja meil toimub siis seekord jälle vesi-õhk üleminek ehk siis valgus tuleb siis veest ja läheb õhku. Aga me rääkisime, et sellise ülemineku korral on täiesti võimalik, et leiab aset selline nähtus nagu täielik peegeldus, mis siis tähendab seda, et kalalt tuleb valgus, ei pääsegi siis veest välja, vaid kas siis murdub pikki seda veepinda või siis hoopis peegeldub vee alla tagasi. No mul see tuuker siin natukene vales kohas sattus olevat, aga põhimõtteliselt otsime me siis sellist nurka, mille korral siis see murdumisnurk oleks 90 kraadi. Ja meie käest küsitakse siis vaatleja kaugust objektist ja siin tekib siis võrdhaarne kolmnurk ja selle kolmnurga kõrgus jagab siis põhja 2 võrdseks osaks. Nii et meil on siis taas tegu selle tangentsi leidmisega. Nii et kõigepealt peaksime me leidma, milline on see nurk alfa, aga siin tuleb siis appi meile valguse murdumisseadus ja kui siis see alfa on teada, siis saame leida tangentsi, mis on siis x jagatud 100-ga ja meid tegelikult huvitab siis on ju see tuukri ja kala vaheline kaugus, mis on siis võrdne 2x-iga. Ehk siis ainukene küsimus on see, et mis on siis see vee ja õhu murdumisnäitaja, aga ülesandes JJ oli meil ju öeldud, ehk õhk-vesi on 1,33, järelikult vastupidine on siis selle pöördväärtus, mis teeb siis vastuseks 0,751 1
9. Nii, ja kui siis nüüd jällegi vahepeal kaamera seisma panna ja arvutada, siis kõigepealt saame siis murdumisseadusest arvutada välja siinuse, mille väärtus on siis natukene rohkem kui 0,75, mis tähendab siis seda, et see nurk, mille korral valgus enam veest välja ei tule, vaid mööda veepinda murdub, on 48,8 kraadi. Ja objekt, mis siis asub 100 meetri sügavusel ja millelt tuleb valgus veepinnale, langeb siis 48,8 kraadise nurga all, peab siis asuma sellest välja tulemise punktist 114 meetri kaugusel. Aga kuna, eks ole, valguse peegeldumisel langemisnurk ja peegeldumisnurk peavad olema võrdsed, ehk siis ka see nurk siin peaks olema sama suur kui alfa ehk 48,8 kraadi, siis põhimõtteliselt tuleb seda objekti kaugust langemispunktist korrutada 2 ja nii me saame siis, et tuuker, kes asub siis 100 meetri sügavusel, saab jämedalt 230 meetri kaugusel asuvaid objekte vaadata 2 moel. Ehk siis, kui siin on mingisugune uppunud laev, mis asub tuukrist 230 meetri kaugusel, siis ta saab vaadata seda, otse, ehk siis mööda põhja, aga ta saaks seda vaadata ka siis selliselt, et ta vaatab taevasse ehk siis veepinna poole ja näeb siis selle laeva peegeldust veepinnalt. Tõsi, sellisel juhul näeb ta seda objekti ümber pööratud kujul.